Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot. Digitund. Nutikad lahendused ja digitunni toob sinuni Elisa. Tere head kuulajad, 16. aprill on käes, digitund alustab tehnoloogia uudiste kajastamisega ja mina olen täna saatejuht Hans Lõugas, nagu ka iga teine kord ma olen Hans Lõugas, minu kaassaatejuht on Henrik Roonemaa. Millest me täna räägime? Me peame teile rääkima Jaapani, Skandinaavia telefonidest, mis on meil tulnud Eesti turule. Ja me räägime ka Eesti jalgratastest, millega Hans on siin proovinud sõita. Ja värsked uudised sotsiaalmeedia rindelt. Räägime sellest, kuidas eelmisel nädalal avastasid paljud Eesti inimesed, et Twitteris on neid hakanud jälgima tohutu hulk mingisuguseid roboteid vist. Ja Mark Zuckerberg käis USAs nii alam- kui ülemkoja ees tunnistusi andmas ja see oli kohati huvitav ja kohati väga meelelahutuslik. Mis on maailma kõige rohkem raha sisse toonud meelelahutustoode, mõni film, mõni seriaal, äkki mõni mäng. Mõelge, arvake, saate teises pooles räägime. Ja pikemalt räägime siis sellest, kuidas päästa Euroopat, kuidas päästa kooli ja mida tulevik laiemas mõttes meile üldse toob. Digitund. No nii, mis need on? Jaapani, Skandinaavia telefonid, ma üritasin siin teha huvitavaks meie saadet, kõik saavad aru muidugi, et tegu on Sonyga. Arvad, et saavad? Võib-olla ei saa ka, Sony on Jaapani tohutu elektroonikagigant, aga vist ei ole väga levinud see info, et need Sony telefoni seeria on ikkagi tuleb Skandinaaviast, Skandinaavia disain tähendab siis seal küljes, kes vähegi võrdleb praegust, ütleme siis kõige suuremate tootjate telefonide mudeleid välimust kas või näeb, et selles Sony telefonides on mingisugune Skandinaavia hõng küljes. Ja meil on testis siis Sony XZ2 ja Sony XZ2 Compact. Nagu ikka. Need on jah siis uued Sony telefonid, mis jõudsid Eestisse ja Sonyl on olnud siin viimased aasta kuni 2 Eestis suhteliselt keerulised ajad, et mäletame, et Telia eemaldas need ju üldse oma tootevalikust ära. Rootsi firma Telia ja ei müüd neid Rootsis disainitud telefone. Et see turg kuivab kokku, nagu me oleme siin ka ikkagi rääkinud selles mõttes, et need tootjad jääb pärast vähemaks, eks ole. Kui ma vaatan täna näiteks Telia valikut, siis seal on olemas Huawei, Samsung, Apple ja ma ei tea, võibolla leiab sealt midagi veel. Ma tegelikult hakkasin praegu vaatama, et kas huvitav on tulnud Sony Telia valikusse tagasi või ei ole. Aga no selle kohta, et võitjad võtavad nagu turu endale, ehk siis paar suurt, ainult operaatorid võtavad paar suurt telefonitootjat müüki, Apple, Samsung, Huawei ja väiksem puksitakse välja. Jah, no teiste operaatorid, vähemalt Elisa poes on küll uued Sonyd olemas, nii et eks näeb, mis siis Telia teeb või tee, aga et Sony on Eestis olemas ja ma ka vestlesin nende vastava ala spetsialistiga siin paar nädalat tagasi, et küsisin, et mis Sony elu mõte siis nagu üldse on, et oli Eesti turul kadus, keegi otseselt nagu puudust ka ei tunne, et nüüd te olete tagasi uute telefonidega ja noh, eks ta ka üritas seda elu mõtet ju leida. Ja kas tuli midagi? No eks ta keeruline on, aga see on hästi palju selline brändingu ja turundusharjutus, et kui me nagu taandame või lõpetame nüüd selle turundus- ja müügijutu ja siin operaatorite tooteportfelli analüüsi ära, et keskendume telefonidele, siis ma ise proovisin nüüd terve nädalavahetus XZ2 Compacti, et suurest me saame järgmiselt saates ilmselt rääkida, aga need on suhteliselt sarnased telefonid ja nagu sa ütlesid, et ma ei tea, miks sa küll ütlesid, et ta näeb skandinaavialik välja, aga ma ütleks, ta näeb teistmoodi välja. Mis seal skandinaavialik sinu jaoks oli? Ma ei tea, minu jaoks ta ei ole nii, kuidas öelda, silma torkav või silma kuidagi riivavalt. Ta on selline väga kuidagi soliidne või malb, ma ei tea. Minu see mulje, see on väga subjektiivne. Ja seda ei saanud võtta sellise testi tulemusena, mis ma siin praegu räägin, et lihtsalt mõned päevad esimene tutvus selle uue Sonyga väga kvaliteetselt tehtud, hästi selline tugev tükk on ta ja vähemasti esimeste piltide järgi mulle tundub, et on lootust, et Sony on oma kaamerat korda saanud. Neil on ju aastaid oli selline veider olukord, kus Sony teeb neid kaameramooduleid kõigile maailma parimatele telefonidele peaaegu, et kes
tõmbavad siit välja oma siis tarkvaralise järeltöötlusega imelisi pilte. Ja Sony ise on alati nende samade sensorite peal istudes olnud selline kahetine, et kohati teeb väga hästi pilte ja kohati teeb väga halbu, et see kõik on tarkvaras kinni. Ja nüüd vähemasti, siin olid ilusad päikselised ilmad ja need pildid olid väga, väga head, mis ma sealt välja tõin, kui hästi teravad. Ja kuidagi nii teravad, et see tekib küsimus, et huvitav, kui palju seda tarkvaralist jõuga teravustamist sinna peale keeratud, aga suhteliselt meeldiv. Me peame võrdlema nüüd siis ikkagi teiste telefonidega kõrvuti, aga see pool tundub, et neil toimib paremini kui enne. Mis veel toimib hästi on see, et telefonid on ülikiired ja olles ise Samsungi kasutaja, see vahe sama Androidi peal, see on meeletu. Tõsi ka, jah. Sonis ikkagi tarkvaras need asjad juhtuvad kohe. Ma mõtlesin, et need asjad on 2018 aastal nagu pole rääkimist väär. Nüüd ei tea, et nagu Samsungi, ega me selle puhul ka ei tea, et Samsungil on ikkagi selgelt see, et kui sa mõne kuu kasutad, siis hakkab see asi nagu vaikselt endiselt kinni kiiluma, et Sonit ma olen 3 päeva kasutanud, on kõik ülikiire. Aga praegu saab küll hästi positiivset sõnu öelda ja Sony tugevus on kogu aeg olnud see, et nad oskavad selle akuga väga hästi ümber käia, et Sony telefonid juba aastaid on nendele akud, kuigi nad ei ole suuremad akud kui teistel, nad midagi seal sees tarkvaraliselt teevad, et need akud peavad üli hästi vastu ja seda ma saan selle kompakti kohta ka küll öelda, et ma olen, laadijat näitasin talle aeg-ajalt ja kaugelt, et väga, väga muljetavaldav. Mis on huvitav selle kompakti juures, me räägime tõesti ainult kompaktist selles saates, on see, kui raske see telefon on. Ta on 5-tollise ekraaniga, ehk et endiselt turul ei ole väga palju väikseid häid Androide ja Sonyl see nišš on kaetud, kes tahab, aga ta on suhteliselt paks ja ta on väga-väga raske, nüüd suhteliselt 168 grammi. Ja kui me võtame võrdluseks näiteks Apple iPhone SE, mis on väiksem küll, aga kaalub 113 grammi. See on nagu sulg sellega võrreldes. Ja näiteks see väike Sony on grammiliselt raskem kui Samsung S9. Mis ei ole ka kerge telefon. Mis on sellest palju suurem. Tihedus selles, ütleme, ruumipunktis, kus see telefon asub, on väga suur. Mingi asi teeb ta raskeks, on see siis... Nad ise ütlesid, et me oleme hästi tugevaks selle telefoni, et me kasutame paksu klaasi ja et see alumiinium on kuidagi hästi, et kui sa võtad telefoni kätte või paned ta taskusse, et ta ei paindu sulle ära ja et ta on selline tugev telefon. Aga see ei pruugi olla ka miinus või on väga subjektiivne, mõnele meeldib, et sa hoiad käes asja, mis on nagu tunned, et see on tugev, raske. Jah, aga väikse telefoni puhul see mass koondub väiksemale pinnale, et sa võtad ta kätte ja sulle tundub, et ta on raske. Sony suur telefon muide, see XZ2 on ka väga raske, suhteliselt väga raske, peaaegu 200 grammi. Ja seal, kui sulle kätte võttes, sa ei tunneta seda nii tugevalt või nii teravalt kui väikse telefoni puhul. Nii et ma arvan, et Sony on teinud väga esialgsel hinnangul, ma saan öelda, et ta on teinud huvitava telefoni, kus on väga palju plusse. Väga palju asju, mida teised ei suuda ikkagi pakkuda. Ehk et see sama aku on, ütleme, see akuhaldus on väga hea, kiire tarkvara on väga hea. Teatud äpid küll aegalt, isegi Google Chrome'i brauseri teatas, et ma nüüd crashisin, et teeme uuesti lahti, et midagi neil seal natukene veel lonkab sees, aga on teistmoodi. Ja ega seda valikut, nagu me alustasime seda lõiku, et jääb järjest vähemaks, nii et põhimõtteliselt on hea, et Eestis see Sony on. Ja eriti väikeste telefonide puhul, et ega ikkagi 5-tollist telefoni nii väga lihtne leida ei ole. Ja hind on 600 €, et ei ole odav, ei ole kallis, aga üldiselt ma arvan, et oodake meie nagu testi tulemused ära, aga mulle tundub, et see võib küll olla telefon, mis saab Geeniuse poolt hindeks jahi. Et eks näeb siis ja suure osas me ka siis proovime järgmisel nädalal rääkida. Ega selline huvitav teos Sonilt. Digitund. Nutikad lahendused ja digitunni toob sinuni Elisa. Läheme digitunniga edasi. Kiired ülevaade veel asjadest, mida me vahepeal oleme testinud. Mina testisin sellist asja, mis nagu osaliselt on selle digitunni teema ja osaliselt ei ole. See oli siis üks Eesti firma, noor, võiks just öelda, isegi startup võib-olla nimega Ampler, ehitab Eestis elektrijalgrattaid ja seejuures väga selliseid kvaliteetseid, väga häid rattaid, mitte võib-olla siis mõnes muus nišis, nagu näiteks väga soodsad või väga logusid. Ampleri rattaga ühega ma sõitsin ja sellele tegelikult ma testisin 2 Eesti firma toodangut, sest Ampler toodab elektriratast, aga selle sees on ka teise Eesti firma Co-Module siis elektroonika, mis teeb selle ratta selliseks lisavidinaks su telefonile, et sa saad Bluetoothiga ühendada telefoni rattaga ja siis kõik on mõõta, mis rattaga teed.
Pikemalt räägime rattast sellises liiklus- ja autoteemalises podcastis Autotund, kuulake seda, aga lühidalt öeldes ütlen, et elektrirattad, mulle tundub, on, kui mitte olevik, siis tulevik kindlasti. Kas need sobivad igaühele, see sõltub sellest rahakotist, sest et elektriratas on kallis, Ampleri rattad on siin kuskil 2300 €, hakkavad hinnad, mis on ikkagi Eesti ostujõudu arvestades päris kallis asi. Aga kui lühidalt võtta kokku, et kas üks elektriratas on piisavalt tore asi, piisavalt nagu tõmbab sõitma, siis sellisele vastata sellisel päeval nagu täna, kui väljas sajab vihma, on märg, vastik ilm ja täna hommikul ei kõhelnud ka, ajasin ratta välja. Sa tulidki rattaga siia? Tulin rattaga, sõitsin siia, nii et väga kihvt on sõita elektrirattaga. Okei, aga ma tuleks nüüd mõistuse hääl, tavatarbija hääl, nii, see vidin maksab 2500 €, jah? 2300 €, jah. Nii, okei. Ja sa saad sellega siis sõita 70 kilomeetrit, oli? 70 on ta läbisõit ühe laadimisega, jah. Ja ta ei sõida ise, eks ole, ta ei ole mopeed. Tal ei ole gaasipedaali, kui sa väntad, siis ta teeb sulle poole kergemaks selle. Ühesõnaga, ta annab 100%, nii palju kui sina paned sisse, tema korrutab selle kahega, aitab sind omalt poolt kaasa, eks ole. Nii, me vaatasime toimetuses, et sa elad 6 kilomeetri kaugusel kontorist. Mis su füüsiline vorm on? Kas see on välistatud, et sa 10 korda odavama tavalise rattaga jaksaksid see 6 kilomeetrit tööle vändata? Ei, kindlasti ei ole välistatud, absoluutselt mitte. Ja võib-olla ka see distants võib olla suurem või väiksem. Vahet ei olegi. Vahe on selles, et kui sa hakkad nagu ratsionaalselt panema Excelisse tabelisse, siis ei õigusta mitte kunagi sellist hinda, et sa 2300 € ostad mingisugune ratta. See on võimatu, ma arvan. Võib-olla mingi väga niši olukord. Aga küsimus on selles, et kui mõnus on sõita ja kas see, mida elektrirattas annab natuke juurde, et sulle ei teki kunagi muret, et sa ei jõua mäest üles sõita või sa ei saa mingist raskest kohast läbi. Kui sa elad Lissabonis. Võib-olla. Ja muidugi selle firma, need Eesti tüübid, kes need rattad ehitavad, nad ei müü Eestisse, nende põhiturg on Saksamaa. Eks ma olengi natuke kiuslik, et see ei ole Eestisse, aga ma mõtlen, et see ei ole Eestisse mõeldud toode, aga ma ikkagi mõtlen, et mis see selline, et kas äkki ta on üks selliseid tooteid, mis lahendab probleemi, mida ei ole olemas. Või et mida ei ole nii suurelt olemas, kui me arvame. Et kes on see nagu tarbija, kes ütleb, et tõesti 2300 €, et see muudab mu elu? Ma arvan, et seal on mitu komponenti. Üks on see, et sa tahad enda tervisele ja keskkonna mõttes niimoodi kasulikku linna transpordivahendit. Teiseks, sul on keskkond, kus on hea sõita. Tallinn on jõga piiri peal. Tallinnas on piisavalt mõnus sõita, aga on kindlasti palju paremad rattasõidulinnu. Ja kolmas asi on see, et võib-olla need 2 asja ongi. Ja kolmas asi on muidugi ostujõud. Kas see 2300 € on sinu jaoks mitu kuupalka, nagu Eestis on, või on see sinu jaoks kulu, mis on, ütleme, ei ole nii suur. Okei, põhimõtteliselt me oleme, saama testi jooksul tõestasid ära, et see asi töötab ja töötab väga hästi ja näeb välja mitte UFO, vaid täitsa tavaline must meestekas. Ja muide, see on väga oluline aru saada. Elektriratas ei näe välja see eriti need Ampleri rattar on mõeldud neile, kes ei taha silma torgata. See ratas näeb välja, ma ei torka üldse silma tänaval. Ainult sellega, et ma sõidan nagu sportlane. Ja, no me peame tõesti arvestama, et kuigi paljudele inimestele tundub teistpidi, siis Tallinn on üliväike linn. Absoluutselt ja seda ma ka, nädalavahetusel ma sõitsin Tallinnas sellega rattaga ringi ja see ma kujutan ette, et autoga ma saaks nii palju kiiremini kuhugi kohta. Tegelikult saab rattaga, läheb võib-olla 25% rohkem aega. Ja tegelikult saab ka jala ja suurepäraselt selle tasuta ühistranspordiga seda kombineerides. Et need variante Tallinnas ringi liikumiseks kindlasti on hästi palju. Et ma arvan, et Tallinnas või võib-olla üldse näiteks laiemalt Eesti oludes seda probleemi väga ei ole, mida see ratas lahendab. Ja arvestades ka meie ilmastikku ja kõike seda, et ta on tore vidin, mis töötab väga hästi, aga et küsimus, kas sul on seda vaja või ei ole, et see on siin, võib-olla näiteks kui ma töötaksin Google'is ja elaksin San Franciscos või kuskil seal lähistel, eks ole, et mul on äkki on mingid suured jalgrattateed. Aga Eesti suhtes ma mõtlesin, et kui see hind oleks poole odavam, siis ma hakkaksin kohe nuputama, et kuidas ma selle siis endale ikka finantseeriks. Absoluutselt. Sest see muutub kohe palju paremaks pakkumiseks Eesti kontekstis, eks. Räägime Twitterist ka, Eesti arvamusliidreid on tabanud Twitteris botilaviin ehk et praktiliselt 10 kaupa lisandub neile uusi jälgijaid ja need jälgijad ei ole inimesed, vaid need jälgijad on väga kahtlaste nimedega robotid, et osad on lihtsalt sellised tähenumbri kombinatsioon kasutaja nimeks, osad on vene nimedega, osad on vist isegi Eesti nimedega või Eesti laadsete nimedega, aga neid inimesi päriselt ei tundu olemas olevat ja see on selline viimaste nädalate teema. Sa uurisid seda? No mis torkab silma, et sul on jälgija, kellel ei ole tihti profiilipilti.
temal on üks nagu päris nimi, aga kasutaja nimi on hoopis mingi teine. No siis on üks on Holly, oli selline kahtlane konto ja tema konto nimi oli Kelly, Holly ja Kelly. Seal on palju numbreid, neil ei ole ühtegi sõpra, ei ole ühtegi tweeti, ei ole, neil on tohutus karjas ja mis selle põhjus on? Keegi ei tea praegu, miks see toimub nii. Aga see toimub ainult Eesti inimestega või? Mina olen näinud Twitteris ka, et välismaa inimesed kurdavad, et neil on täpselt sama lugu, et mingi selline uus laine on tulnud. Aga see käib mingite hoogudega, aga eelmisel nädalal oli tõesti väga selgelt näha, et no ikkagi mitukümmend Eesti inimest, siin olid vist poliitikuid, ajakirjanikke, mingisugust kunstiinimesi, loomeinimesi, kes kõik märkisid sama asja, et nendele kontodele on järsku tulnud palju selliseid kahtlasi botte. Ja muidugi on see põhjus nagu spekuleerimiseks, et mis selle asja tagamõte on. No. Ilmselt aeg ütleb, meil ei ole põhjust. Aga mis on variandid? Üks variant on spämm ja reklaam lihtsalt, et neile tahetakse penisi pikendusi müüa läbi interneti. Teine on mingi desinformatsiooni kampaania või mingi poliitiline kampaania, mingi vaenulikult siis mõne vaenuliku riigi poolt. Jah. Mida ta teeb nende botidega? Näiteks, kui sul on näiteks, ma ei tea, 500 botti jälgib sind, siis 500 Twitteri kontot esitab kaebus, et sina levitad Twitteris mingisugust rassismi. Ja siis Twitter paneb su konto Twitteri automaatselt algoritm paneb sind kinni, eks ole. Võib-olla siis nad hakkavad see on nagu pomm. Ja või teine võimalus siis nad levitavad, nad jätavad mulje, et nad on Eesti kasutajaskonnas olulised kontod, sest nad jälgivad Eesti inimesi ja siis hakkavad siin mingit Eesti valeinfot levitama. Ma muide kahjuks, see on suhteliselt hirmutav, kui see on niimoodi. Ja mul on üks selline väike, moodne sõna on see data point või väike andmepunkt on, mis isiklik andmepunkt, mis seda tõestab, on see, et minuga seda ei ole. Ja mul on ka Twitteris tegelikult 5600 jälgijat praegu, mis Eesti oludes ei ole, ta ei ole ülisuur, aga ta ei ole kindlasti ka väike number, et ta on pigem suhteliselt suur number. Ja minul ei ole seda probleemi. Vot see on väga huvitav. Et see ei ole nagu seotud kasutajate numbritega, et sul on tõesti rohkem jälgijad, sul ei ole neid tulnud, aga ma vaatasin paljud väiksemad kontod, inimesel võib-olla 1000 jälgijad, nendel on tulnud neid botte. Nii et keegi on teinud kuskil ühe valiku, võtame need kontod oma sinna sihtmärgiks ja paneme need botid külge. Ja mul on, ma arvan, miks ma ütlen, et miks on andmepunkt, on see, et on paar asja, mis mul on teistmoodi kui teistel inimestel. Et esiteks mul on Twitteris sinine verified plönn, et ma olen Twitteri jaoks siis nagu kas VIP kasutaja või kõrgem, ma olen verifitseeritud, eks ole, neil on minu dokumendi koopia, nad teavad, kes ma olen. Ja et need sinise plönniga kasutajad on Twitteri jaoks usaldusväärsemad ja ma arvan, et neid on raske pommi otsa panna. Selle vastu räägib see, et meil oli meie artiklis Sten Tamkivi kommenteeris ja temal on ka sinine plönn, aga temaga oli ka see sama asi juhtus. Ja nüüd teine asi on see, et ma ei kirjuta inglise keeles välismaailmale. Ma kirjutan nagu Eesti sees, et mind ei saa vaadata kui Eestist nagu välismaale info jagajat. Et see on hea tähelepanek. Et kui, võib-olla on see, eks ole, et mind ei ole mõtet nagu õhku lasta, sellepärast, et ma ajan mingit tehnoloogia juttu siin Eesti sees, eesti keeles, aga et kui näiteks peaksin mingisugune kriis või mingi tõsine jama tulema, siis minu kontost ei sõltu eriti midagi. Et kui mina tweedin, et ma ei tea, et kuskil pommid lendavad või et see on provokatsioon, et siis see ei jõuaks kuhugi, aga kui näiteks Sten, kellel on 10 000 jälgijaid välismaalt seda teeks, Tamkivi, siis ja siin oli veel kinni panna. Eesti välisministeerium, Kaja Kallas, Toomas Hendrik-Ilves, kes olid ka langusid sinna alla, nii et mis sellest saab, hoiame kindlasti pilku peal ja vahendame teile, aga nüüd lähme pausile. Digitund. Nutikad lahendused ja digitunni toob sinuni Elisa. Digitund läheb edasi ja meil on nüüd saates külaline, me ei räägi enam ainult omavahel, meil on külas Alar Kolk Euroopa Innovatsiooniakadeemiast. Nii, ma võiksime alustada, me räägime tulevikust ja väga põletavast küsimusest, mis juba põletab meid siin ikka väga tükk aega, et kas robotid võtavad töö ära ja kas me hakkame Marsil käima suusatamas ja kõigest sellest ja haridusest ja Euroopa rollist selle juures, aga ma alustaks, Alar, sellest, et tutvustaksin või tutvusta ise ennast, et mis asi on Euroopa Innovatsiooniakadeemia ja mis su taust on, millega sa tegeled? No Euroopa Innovatsiooniakadeemial on väga lihtne eesmärk, me tahame Euroopat ära päästa. See on hea eesmärk. Ja tundub, et Euroopa on suures hädas. Täna teie hommikust ka
saadet kuulates, no millest te rääkisite? Te rääkisite, et Aasiast on tulnud veel paremad mobiiltelefonid, kui on siiamaani Samsung, mis on ka Aasiast. Siis käisite seal San Franciscos korra rääkimas ja lõpuks rääkisite jalgratast, mis võib-olla siis peaks Eesti ära päästma. Nii et 2 asja, Euroopa vajab päästmist. Nii kaua, kui me neid Netflixe vahime kogu aeg USAst, mis saadetakse meile Californiast ja mobiiltelefoni elektroonikat otsima Aasiast, siis Euroopal kasvu nii-öelda tulevikku ei ole. Kas siis mul kohe teeks küsimus, kas Euroopa Innovatsiooni Akadeemia aitab kaasa, et meil oleks Euroopa Netflix ja Euroopa head telefonid yes, seda me täpselt teemegi ja täna me siin stuudios ka väga rohkem ei oska nimetada, et võib-olla nimetame selle Spotify ära, kes praegu IPO teeb ja siis me teame oma Skype'i ka ja ka keskmine eurooplane ei oskagi midagi rohkem öelda, et mis need uue majanduse ettevõtted on, mis siis uue majanduse peakski nagu looma. Mis asi see Euroopa Innovatsiooni Akadeemia on, et see nimi kõlab hästi uhkelt, eks ole, et see kõlab nii nagu Romano Prodi ja Lennart Meri ise oleks kokku leppinud, et tuleb selline asi teha ja siis tehti. No peaaegu see nii oligi, aga laias laastus, ega see missioon on meil täita seda, mida siiamaani muidugi võib-olla ülikoolid ei ole hakkama saanud ja Euroopa mitmed nii-öelda riiklikud initsiatiivid ka ühelt poolt luua neid uusi ettevõtteid. Neid uusi ettevõtted, mis siis 50 aasta pärast hakkavad majandust üleval hoidma, sest vanad surevad ära. See on see tuntud nii-öelda creative disruptioni nagu lugu. Ja teiselt poolt me aitame siis juba tegutsevaid ettevõtteid digitaliseerida. Et kui nad on siiamaani oma äri ajanud sellise tavalise toote või teenusega, et kuidas saaks seda siis ära digitaliseerida ja ühe osa robotite kätte anda. Aga see akadeemia ise, et kas te olete nagu kõrgkool või te olete mingi kõrgkooli osa või kelle oma, mis asi see on selline? See on non-profit avalik asutus. Nii nagu on siin paljud ülikoolid meil MTÜ siis põhimõtteliselt. Sihtasutus konkreetselt Eestis registreeritud ja see asutati siis, kui Skype sai müüdud Microsofti jaoks ja Microsoft oli esimene toetaja, kes siis sellise esimese tuule tiivadesse andis. Te tegutsete siis tehnoloogiaettevõtete raha eest või avaliku raha eest? Ei ole avaliku raha, et tehnoloogiaettevõtted pluss siis on ikkagi koolitame inimesi ja ettevõtteid, kes siis maksavad selle koolituse eest. Nii et siin midagi riiklikku ei ole, see on puhas akadeemia kõlab nagu teadustegevus või, et sellega te ei tegele või tegelete? No me otseselt teadustegevusega ei tegele, aga jah, kuna meil on partnerid eelkõige Californiast, ülikoolist ja ülikoolidest ja ka Euroopas, siis nemad on need, kes siis selle teaduspoole ja õppeainetele ka punkte annavad ja õiged metoodikat paika panevad tehnoloogiatele ja robotitele ja nii edasi. Kas te olete siis, kas see on Eesti asi või ongi selline kuidagi üle Euroopalik? Ta sai Eestist alguse, aga täna siis tegutseb oluliselt rohkem mitmes Euroopa riigis, Prantsusmaal, Itaalias, Portugalis. On laienenud ka nüüd tegevused Hiina, mis on siis innovatsioonikapital või pealinn järgmiseks 20 aastaks täiesti kindlasti. Ja Araabias on siis veel oma programmiline tegevus, mis siis keskendub ainult Araabia riikidele ja Araabia tudengitele, kes siis neid uusi tehnoloogia tasandil tahab. No kui ma tulen selle küsimuse juurde tagasi, mida Henrik siin sissejuhatuseks küsis, et kas siis teie seal tegutsete selle nimel, et inimesi kaitsta selle eest, et robotid võtavad töö ära või siis arendada neid roboteid, mis võtavad inimestelt töö ära, et tehnoloogia või see muutus, kuidas sellega kohaneda? No meie kaitsmisega ei tegele. Me oleme need teisest parteist, need, kes aitavad neid roboteid sünnitada, ellu tuua ja neid panna tegema midagi sellist, mis eelkõige ettevõtetel on vaja ja mida klientidel siis tulevikus on hea kasutada. Nii et meie aitame neid roboteid sünnitada ja käima panna. Olga, kas robot tegelikult, mis me räägime? Robot on metafoor, eks nagu konkreetselt robot on ka erinevates tootmises tehnoloogias, aga mis kõige rohkem laiemalt meie elusid puudutab, on see, et meil on üha rohkem infot ja see on automaatselt liigub ja inimesel pole vaja infot liigutada enam. Kas ma saan õigesti aru? Jaa, see on üks pool, aga üks päris uus asi, ütleme kaks põnevat teemat, mis on just ära küpsend ju sisuliselt, me võime öelda 14 kuu jooksul. Et esimene asi on, et arvutid saavad aru kõnest. Et 16 kuud tagasi veel ei saanud. Nüüd on meil olemas tehnoloogia, nad saavad aru ja teevad väga vähe vigu. Teine tehnoloogia, mis küpses ära, nad saavad aru piltidest. Vaatavad peale kassile ja vaatavad peale teistsugusele kassile, saavad aru, mis tüüpi kass on. Ja seda meil ka 16 kuud tagasi ei olnud. Ja võib-olla kolmas aspekt, mis on eriti huvitav, mida me pole kunagi varem näinud, et tehnoloogiad on võimelised õppima. Keerulise sõnaga machine learning või masinõppe tehnoloogiad. Ja kui me need 3 komponenti nagu kokku
kokku paneme, siis me saame tegelikult täiesti uue sellise enterprise'i või täiesti uue ettevõtte nagu mudeli. Et sul on tehnoloogia, mis suudab õppida ise. Et me enam nüüd selliseid valmistooteid ja teenuseid ja tehnoloogiaid ja firmasid ei arendagi, pigem arendame sellise õpivõimelise ettevõtte. Ja seda me ei ole varem näinud. Kui hästi need on, kuidas öelda nüüd siis, jaotunud üle maa laiali, et kas need, mida sa just mainisid, need 3 väga tähtsat komponenti, kas need on mõnede maailma tippettevõtete, tippkeskuste käes, need trumbid, millega nemad siis teevad uusi tehnoloogiaid või on need asjad, mida tegelikult saaks ka siis laiemalt tavalisem, niivõrd kuivõrd tavalisem ettevõtte inimene kuidagi rakendada enda hea? See on väga hea küsimus ja eriti on see aktuaalne küsimus, kui me vaatame televiisorist praegu, kuidas Zuckid, Mark Zuckerberg grillitakse seal nende tehnoloogiate ja andmete eest. Nii et nad tõesti on koondunud mõne ettevõtte kätte, need uued tehnoloogiad, aga mis on teine pool põnev on see, et need ettevõtted on andnud tehnoloogiad oma ärimudelist tulenevalt tasuta või väga väikse raha eest kasutusse. Kui me võtame kõik need chatbotide tehnoloogia, mida Facebook pakub või Google'i poolt API.A või TensorFlow ehk masinõppeprogrammid, need on sisuliselt olematu rahaga. Sisuliselt iga tudeng, iga noor inimene võib võtta selle tehnoloogia natukene sellega mässata ja saab üles seada oma uue toote või teenuse. See on jälle teine asi, mida me ei ole näinud. Tehnoloogiad on nii ära demokratiseerunud, igal ühel on sinna nii-öelda ligipääs. Nii et võiks olla kokkuvõte, et sul ei ole vaja maailma tippteadlast masinõppes, aga sul on vaja vähemalt ühte tudengit või inimest, kes oskab seda tehnoloogiat sinu jaoks tööle panna või mingi... Just ja sellepärast meie nagu usk on eelkõige noortesse ja eelkõige siis ülikoolide ja kõrgkoolide noortesse, sest et on väga vähe usutav, et vanemad inimesed ja vanemad ettevõtted siis neid uusi tehnoloogiaid käima paneks. Nii et meie arvame, et Euroopa saab kasvada, sealhulgas Eesti saab kasvada siis, kui noored inimesed, tudengid on rohkem ettevõtlikud ja võtavad need tehnoloogiad, mis on just valminud ja kõigile kätte saadavad ja panevad nad ettevõtete jaoks tööle. No meil siin Eestis, kui me oma selles mullis elame, eks ole, et siis meil on üsna selline vankumatu arusaam, et meil Eestis on tehnoloogiaga ja rakendamise ja sellise innovatsiooniga väga hästi, aga need seal Euroopas on ju, et need on täitsa lootusetud, et mida lõuna poole lähed, seda hullemaks asi läheb. Kas see on tegelikult nii, kui sa käid ringi ja näed või ei ole? No 2 aspekti. Eestis on muidugi hästi ja nii tore on ka seda kogu aeg rääkida, et on hästi ja sest paljude tehnoloogiates ja valdkondades me tõesti oleme kaugele jõudnud. Jama on see, et kui me võtame Eesti ja Euroopa, siis me üksi ei päästa seda Euroopat ära, eks ju, et me oleme liiga pisikesed. Aitab meist, teeme siin oma startup'e ja müüme ameeriklastele maha. No ei aita, ma arvan, nii kui midagi Euroopaga juhtub siin, kas Põhja-Euroopas või Saksamaal, siis on meie majandustega kohe kutu, me ju ise endale ei tooda endale midagi, ja idasse me ka ei taha müüa, nii et kui Euroopale ei lähe hästi, siis meil ei ole šanssu mitte kuidagi meil hästi minna. Nii et meie mure on nagu muul, et Eestis on hästi, mis puudutab tehnoloogiate ja innovatsiooniga, aga mis Eestis ei ole hästi, samas ka Euroopas, on ettevõtjate ja vahest ka noorte ettevõtjate ambitsioonikus on väga väike. Et ütleme, kui natukene sihukest grillida ja nalja teha teile siin tagasi hommikusuunas, et see on ju lahe, nii põnev on ju rääkida, et keegi tegi jälle uue jalgratta ja nišitoode ja võib-olla ta müübki 20 jalgratast ära ja see on ju nagu nunnu, eks ju. Aga jalgratta, kui me teeme seda jalgratta uuesti ja natukene veel kallimalt ja paneme sinna lahedamad kleepsud peale, aga sellega ei Eesti ja Euroopa majandust ära ei päästa. Et meil on vaja ikkagi radikaalseid uusi ideid, mis on ambitsioonilt ka sellised, et nad on võimeline, nagu Spotify või Skype, ikkagi 100 miljonitele jõudma ja see vaene jalgratas ei jõua 100 miljonitele. Kuna jalgratta näide kõlas, siis ma pean kommenteerima, et kuna ma küsisin seda jalgrataste tootja käest, nad teevad kihvti toodet suure lisandväärtusega ja nende enda prognoos on, et nad aastas müüvad siis mitte 2-kohaline arv, mitte 3-kohaline, vaid 4-kohaline arv rattaid. Tõsi, 100 miljonist veel natukene vähe. Tuhandetes müüvad siis aastaid, jah? Kui nad müüvad 1000, see on lahe, seda muidugi tahaks näha, eks ju, et kui nad praegu 20 ratast suudavad müüa on ka hästi. Aga kas seal nüüd suurem ka lisandväärtus on, seda me ei tea. Et lisandväärtus tuleb laias laastus, see peaks ka tähendama seda, et sul ikkagi pool müügist jääb nii-öelda raha taskusse. Kui me vaatame Apple'it, kellel on $200 miljardit lihtsalt kassas ja ongi kogu lugu. See ei pruugi olla kindel, et sealt ka lisandväärtust reaalselt üle jääb. See on väga hea seletus. Eestis paljudel inimestel arusaamisega raskusi, mis asi on lisandväärtus. See on sellest, et sa oskad oma asja müüa
piisavalt suure kasumiga. Või siis sa müüd koopiat, nagu et sa teed ühe tarkvara valmis ja müüd miljardile inimesele näiteks. Ja just, et kui me räägime nüüd tehnoloogia innovatsiooni maastikus, siis see skaleeritavus ongi see, mida me otsime. Et jalgratas on väga tore, aga nii kui sa hakkad jalgrattaid rohkem tootma, on sul vaja rohkem tehaseid, rohkem inimesi, rohkem metalli või plastikat või turralumiiniumit. See ei ole skaleeritav. Kui me räägime nüüd digitaalsetest maailmatest, kas või robotitest, siis robotite tootmine ja nende tarkvara skaleerimine ükstapuha millise maailmanurka on palju lihtsam ja ambitsioonikam selles mõttes, et võimaldab neid tooted-teenuseid kasutada sõna otseses mõttes sadadel miljonitel inimestel. Nii et meile noortel oleks vaja rohkem ambitsiooni. Tehnoloogia teadmised ja asjad on neil olemas. Millal see ambitsiooniga võiks peale hakata, seda tahaks küsida kohe pärast väikest pausi. Digitund. Nutikad lahendused ja digitunni toob sinuni Elisa. Digitund jätkub, me räägime Alar Kolgiga siis Euroopa tehnoloogia tulevikust. No Alar, sa esined sel nädalal Eestis üle-euroopalisel kõrghariduse konverentsil Eurashe ja sinna tuleb mitusada kõrgkooli juhti ja valdkonna eksperti kokku üle Euroopa. Ja sul on ettekanne Save Europe and your school ehk päästa Euroopa ja oma kool. Mis siis nüüd, sa räägid seda kooli juhtidele, eks ole, kõrgkooli juhtidele, mis nad siis tegema peaks? No ega seal väga palju valikuid ei ole ja Eurashe konverents adresseerib, ma arvan, nagu väga seda konkreetset probleemi, et mis me siis teeme, et ega vähe loota, et valitsused ja riigid hakkavad meile hullult palju raha juurde andma, eks. See on väga vähe usutav. No rahaks, aga sellega ka üksinda ei. Sina ikkagi räägid mingist mõtteviisi. No siis loodame, et äkki tuleb tudengeid juurde kuskilt, eks ju. Vaevalt ei tule, eks ju, kuna meie piirid on ka nii kinnised, eks ju, et ka ei tule ja vaevalt, et nad sellest väga maksma ka Euroopas hakkavad. Et põhimõtteliselt arutame seda ja mina räägin seda, et ainuke võimalus neil ongi tegeleda rohkem ettevõtlusõppega, et see ettevõtlusõppe oleks nagu põhiasi, mida reaalselt koolis kõik peaksid läbi käima, et need teadmised on mingi tehnoloogia vallas, mida nad ka õpivad, jõuaksid ka toodete ja teenuste ja firmadele inimesteni. Ja kui kõrgkoolid hakkavad rohkem ettevõtlusega tegelema, siis nad saavad ise rohkem ressursse, saavad ise rohkem paremaid ettevõtlus ja muid aineid arendada. Nad saavad endale fookuse ja sihi ja loovad sellega rohkem väärtust oma tudengile, aga ka endale. Ja seda me näeme ka kõige edukamates nii-öelda Silicon Valley California osariigis, kus me näeme riik lihtsalt võttis ülikoolidelt pool raha ära. Ütles, et nüüd on poole väiksem eelarve ja ega neil mingit muud võimalust ei ole. Kõik teaduslikud, kõik väga, väga kõrged top ülikoolid pidid hakkama tegelema ettevõtlusega. Mismoodi see, näiteks Tehnikaülikooli või Tartu Ülikooli näitel, mismoodi see nüüd siis käiks? No see käiks, et tuleks ettevõtetega koos arendada uusi tooteid ja teenuseid ja teiselt poolt see, et need tudengid, kes õpivad seal IT-d näiteks, et nad saavad kõrvale kohe, kuidas selle IT-tarkusega ka päris firmas ja päris tooteid ja teenuseid turule tuua. Et me oleme ühelt poolt anname seda tehnoloogia nagu haridust hästi, aga kui see reaalselt toodete teenustena nagu turule ei jõua ja sellest nagu ei sünni uusi firmasid, siis sellest ikkagi kasu ei ole. Miks see praegu ei ole läinud nii, et miks seda ettevõtlustes nii vähe on? Kas see on lihtsalt mugavus, kuna riik ju rahastab või mingi võõristus selle ettevõtlus- ja erasektori osas või? No ma arvan mõlemad, et siiamaani on ju mõnus olnud, et riik annab raha peale ja siis õpetame neid ained, mida riik tellib ja ongi lugu, eks ju. Aga nüüd me tegelikult näeme, et riigil need raha võimalused ju tegelikult jäävad järjest väiksemaks. Ja teiselt poolt, ega see on üsna suur, üsna nõudlik tegevus ka kõrgkoolile endale. Et mine katsu siis otsida üles need ettevõtjad, kes võiks seda ainet näiteks õpetada ja proovi siis sellest asjast kasu saada, sest ega koolid ikkagi teevad koolitööd, et nad ei ole ju mingid äriinimesed. Et see uus liikumine, et ülikool ei ole ja kõrgkool ei ole enam nagu teaduskool ja nii nagu Euroopa Komisjoni poole pealt peab olema ettevõtlik kõrgkool. See on päris uus nähtus ja kõrgkoolid alles õpivad seda. No Eestis on siis tehnoloogia ja IT arengut ühiskonnas hästi palju räägitud ja alati kui mingid uuringud ja edetabelid ja pingeread välja tulevad, et siis me näeme, et Eestis on riigisektoris, eriti tänu meie e-riigile on selle IT-ga nagu hästi. Kõrgkoolides on nii ja naa, et põhimõtteliselt võiks ikkagi rohkem tudengeid minna sinna reaalerialadele, aga me tegeleme sellega, aga alati tuuakse välja murekohana meie laisad ettevõtjad ja mitte IT-ettevõtjad, vaid tavalised ettevõtjad, ükskõik mida nad teevad, neil on autopesula või diivani tehas või jäätisevabrik.
et vot nemad on nagu see meie murekoht, et noh, et see erasektor üldse ei viitsi tegeleda tehnoloogiaga ja noh, vaata, et raamatupidamine on ka veel, eks ole, kladedes, mitte veel arvutites. Kuidas selle poolega on? No tegelikult sellega on jube hästi, et need, kes ei viitsi, surevad kohe ära ja ongi kogu lugu. Ja tänu sellele, et need uued tehnoloogiad tulevad nii odavalt, peaaegu ilma rahata sellise massiga praegu peale, siis seda kiiremini see suremine ja tapmine käib. Et noh, sellega on väga lihtne, sest ellu jäävad need, kes sisuliselt suudavad digitaliseerida ja meil täna on olemas ka siin samas Eesti ettevõtted, kes väga traditsioonilisi valdkondi tahavad ära digitaliseerida. Kes tahab kohvikut teha, anda robotite kätte, kes tahab sauna ära digitaliseerida äppidega. Et need ettevõtted meil on olemas, nemad jäävad ellu ja kõik teised surevad ära, sest nad ei suuda ei seda räägitud lisandväärtust ega tootlikkust toota. Kuhu ma minema peaks, ma mõtlen praegu ettevõtjana, et noh, et meie teeme uudisteportaali, eks ole, see on suhteliselt IT-keskne toode, olgem ausad, ja meil on sellega noh hästi. Aga et ma kujutan ette, et kui minu juurde näiteks tuleks sina või keegi teine ütleks, et nüüd on uus aeg, et te peate nüüd hakkama oma tegevuses kasutama geenitehnoloogiat, siis mõtlesin, ma olen nagu sellest kuulnud midagi, eks ole, aga et kuhu ma nüüd siis minema, ma ei oska. Et mul on tõesti võib-olla lõpuks tunne, et jah, ma tõesti peaksin selle geenitehnoloogia meie portaali kuidagi integreerima, aga ma ei oska mitte midagi teha, ma ei saa aru, mis see tähendab, ma ei saa aru, kuidas ma peaksin uudisteportaali ja geenitehnoloogia siduma. Et ma arvan, et nendel tavalistel ettevõtjatel on IT-ga täpselt sama asi, et kõik räägivad, et pane nüüd IT sisse sinna, teed diivaneid, homme teed IT-ga. Muidu sured ära. Mis see tähendab üldse, kust ma alustan? Kust alustama siis peaks? No siin on Robicond igasuguseid programme tehtud, on igasuguseid kiirendeid on tehtud ja häkatone tehakse ja on ka kõik ülikoolid on riigi raha eest endale ehitanud sellise ettevõtluskeskused. Siin on olemas need kohad, et tuleb lihtsalt osaleda nendes uutes moodsates õppeprogrammides. Ta peab leidma mingi töötaja enda juurest, mine vaata, mis nad seal räägivad. Just, äkki tuleb mõni mõte. Just, aga teine viis, mida sa saad ka digitaalselt teha, sa võtad interneti lahti, võtad näiteks lahti Upwork. Upwork on selline digitaalne plats, kus sa saad palgata üle interneti väga väikese rahaga endale inimesi, kes hakkavad sulle neid digitaalseid ideid lahti mõtlema. Ja mis see väikse rahaga tähendab? Väikse rahaga tähendab seda, et sa võid saada ITV-na Ukrainast 250 eurot kuu. Aga ta tahab ju ka teada, mis ta tegema peab. Kui ta lihtsalt ma palkan ta vaatab sööb jäätist ja ei tee midagi. Just, aga siin ongi see mure, et kas meie ettevõtjatel on see pool olemas, et me suudame seda ambitsiooni defineerida, et kuhu me tahame üldse jõuda oma toodete ja teenustega. Kas meil see ambitsioon, et me lähme vallutame suuremaid riike kui Läti ära, eks ju, kus on ikkagi turumoodi, eks ju, ja teiselt poolt see loovuse pool, et kui palju me võiksime ikkagi inimeste päris probleeme ja muresi lahendada, mis on paljudel ja paljudel. Siin nüüd tulebki see ambitsiooni nagu mõtlemine ette, eks ju. Et mul jalgratast vastu ei ole midagi, aga ütleme, sa võid seda jalgratast timmida lõpmatuseni, ega sellest väga palju midagi ei muutu. No iseenesest ka ettevõtja lähteülesanne on ju alati põhimõtteliselt lihtne, et lähteülesanne tähendab kasuminumbrit. Et tema huvi on ju, põhimõtteliselt ta võiks anda kuskile õhku visata lähteülesannet nii, et me teeme siin diivaneid, tehke nüüd IT-poisid nii, et me teeme neid 3% odavamalt, 3% kiiremini. Jah, kolmandik see ei ole veel nii põnev. 90%. Et tehku nagu niiviisi, et 2/3 oleks odavam ja selles äris saaks näiteks 10 korda kasvada. Et kui see diivani ärimees teeb praegu seal miljoni ära, et proovigu panna kiiresti plaan paika, aga mis siis, kui me peaks 10 miljonit tegema? Ja mis siis, kui näiteks 2/3 kulusid tuleb ära lõigata? Et need on need nagu küsimused, mida meie oma programmides paneme nii-öelda ettevõttele nina alla ja küsimus on väga põnev, et ega see aeg, kui sa mõtled selle peale, et kas kasvada 10 korda või kasvada 10%, selle väljamõtlemiseks aeg on ikkagi sama. Nii et siin konkreetne soovitus ettevõtjatele, väikestele ettevõtjatele, kui te teete täna 500 000 või 1 miljon aastas, mõelge kohe plaan välja, aga kuidas ma saaks teha 10 korda seda kasvu ja käivet ja suure tõenäosusega te saate aru, et füüsilised tooted selle sama tarkuse peal, mis teil on, tuleb asendada lihtsalt digitaalsete teenustega. Et hakkad tegema Facebooki mängudesse virtuaalseid tiivaneid. Virtuaalseid tiivaneid, loomulikult, eks ju, et miks mitte või teine asi, teete tarkvara, kuidas tiivaneid tellitakse, eks ju, või teete mingisuguse marketplace'i või arendate chatboti, kes suudab tiivani tellimist teenindada kõikidel mööblitootjatel. Sisuliselt te leiate üles oma tööstuses, mis on see digitaalne komponent, see tarkunes, mis teil on, mida te saate pakkuda paljudele, kas teie konkurentidele, teistele tootjatele või hoopis lõppjuuseritele otse. No mõnikord on vaja lihtsalt head eeskuju, võib-olla mõni kuulaja sai meie saates täna eeskujuks ideid, aga aitäh kuulamast, me saadan läbi ja järgmise nädalani. Digitund.
digitund. nutikad lahendused ja digitunni toob sinuni Elisa.